Tere päevast! Alustame Liveni 25. aasta esimese kvartali auditeerimata majandustulemuste tutvustamisega. Kes slaidid ka vahetama. Mina Joonas Joost, finantsjuht ja Andero Laur, juhatuse esimees, ka täna tulemusi tutvustamas. Mulle enne veel, kui edasi läheme, siis sarnaselt eelmise korrale tutvustus, et küsimusi saab küsida küsimusi saab webinari ajal küsida, kirjutades need siis küsimuste kommentaaride nurka, kus on siis need kolmnurga ruudu ja ümmarguse palliga märk, valides siis sealt küsimused ja vastused ja sinna siis küsimused kirjutades. Aga võib-olla lähemegi siis kohe sisu juurde edasi. Ma annaksin siit sõna Anderole. Aitäh ja tulemast veel kord minu poolt. Et siis lühidalt Livenist elukondlik arendaja, peamiselt tegutseme Tallinnas, üks projekt ka Berliinis ja keskendume siis üksnes elukondlikule arendusele. Küll on meie portfellis ka ärikinnisvara, aga need siis nii palju, kui kaasa tuleb, tavaliselt esimesed korrused ja nii edasi. Väga uhked oleme selle üle, et Kantar Emor valis meid eelmine aasta kõige parema mainega kinnisvara arendajaks Eestis ja meie klientide tagasiside on ka hea hüppe teinud ja on väga kõrge. Ja kui Livenist, kui strateegiliselt rääkida, kuidas Liven teistest eristub, siis me panustame sellisele globaalsele trendile nagu massi individualiseerimine, et otsime siis võimalusi, kuidas efektiivselt pakkuda võimalikult suurt paindlikkust kõigile koduostjatele, et nad saaksid muuta oma kodu vastavalt nende vajadustele, on see siis planeeringute kohandamine vastavalt vajadustele, siseviimistluse valimine või ka siis sisseehitatud mööbliga seda kodu enda jaoks paremaks kohandada. Ja siit peaks tulema järgmine slaid, aga... Olemas, oli jälle? Oli. Viitega. Nii. Okay. Esimene kvartal. No kokkuvõtvalt väga väike müügitulu, sellepärast, et meil valmis kodusi, mida üle anda, on väga vähe. Me alustasime seda aastat väga väikse laovaruga, mis ma arvan tegelikult on hea. Aga praktikas tähendab seda, et kvartali tulemused on väga hüplikud, sest müügitulu tekib siis, kui kortereid kodus üle anname. Ja mõned üksikud üle andsime ja nende kasumlikkus vastas umbes sellele tasemele ka, mis need olid eelmine aasta lõpp, sest need olid need samad projektid siis. Aga lepinguid, uusi müügilepinguid, siis võlaõiguslikke müügilepinguid sõlmime rohkem kui eelmine aasta. See on hea märk. Esimesed 2 kuud on tavaliselt uusarenduste müügis üpris vaiksed, olid ka seekord ja peamise tulemuse tegi just märtsikuu. Kliendi tagasiside on kasvanud oluliselt, et need kliendid, kellel on kodu üle antud või on müügid toimunud ja tagasiside oleme küsinud, oleme saanud väga häid tulemusi, mille üle on hea meel. Ja võib-olla kui kommenteerides, et miks see eelmine aasta nõnda madal oli, siis jällegi võib-olla oli seotud nende projektidega, mis meil juba algasid aastal 21-22, kus ehitused hilinesid, kus mõned ehitused ka vahepeal korra katkesid ja tuli jätkata. Nii et seda head tagasidet oligi äärmiselt keeruline saada. Ja võib välja ka tuua, et üks uus projekt lisandus. See on küll ühisprojekt teise arendajaga, siis oma grupiga, kus me omandasime 50% osaluse ja loodame, et selle projekti ehitusega saab juba alustada käesoleval aastal, kuna kõik load ja ehitusload on seal juba olemas, mis on eelduseks siis ehituse alguseks. Ja korra tagasi tulles siis müükide juurde ja müügitulu kohta, et alustasime kvartalit ettemüükidega kokku ligi 35,5 miljonit ja tegime uusi müüke siis seal 7 miljoni eest, millest siis ainult 1,9 sai siis realiseerida müügikäibena ehk asjaõigustena ja 5,1 miljonit lisandus siis ettemüükidele. Ja need enamus on nüüd ettemüügid nendes projektides, mis ka
saavad lõppeda käesoleval aastal. Nii et me jätkuvalt usume, et meie selline aasta alguses esitatud käibeprognoos aasta lõpuni, aga kasumiprognoosid on realistlikud, hoolimata sellest esimese kvartali tulemusest. Ja olulised sündmused, mida veel tahaks välja tuua, et sõlmisime esimesed tasulised broneeringud Wohngarteni projektis Saksamaal Berliinis. Neid hetkeks on umbes 20% projekti mahust ja seal natukene võtab meil kauem aega, et notarisse jõuda, kui see võtab Eestis. Lihtsalt see protsess ja see detailsus, mida me peame seal kokku leppima, on oluliselt suurem. Et ka tehakse eelmärked ostjate kasuks ja kantakse nad kinnistusraamatusse ja nii edasi. Et sellist paindlikkust pakkuda on tänu sellele juriidilise poolele natukene keerukam. Ja kuna see on see, mille poolest Cliven eristub, siis me seda võimalust oleme rohkem uurinud ja neid selle peale natuke rohkem aega kulutanud. Aga midagi sellist me ei ole sellist tagasilööki ei oleks saanud, et ei saaks paindlik olla. Saab küll, aga natuke tuleb võib-olla erinevat neid kokkuleppeid klientidega üles ehitada. Alustasime siis 2 projekti eelmüügiga ja seal on siis esimesed makstud broneeringud nii olemuse projektis kui ka firma, mis on asub Nõmmel, mille ostsime siis eelmise aasta suve lõpus ja ka firmalise, mis asub kesklinnas, projekti eelmüügi algus oli. Seal küll võlaõiguslikku lepinguid veel ei ole teinud, et üksnes makstud broneeringud. Et neid võlaõiguslikku lepinguid ootame siis teise kvartalisse nendest projektidest. Muidugi tuleb välja tuua, et toimus edukas Rohekülla võlakirjade emissioon Tallinna Nasdaqi börsil. Võib-olla üks lisakommentaari ütleks, mis mulle endale eriti head meelt teeb, on see, et me suutsime seda väga väikeste sisemiste kuludega teha. Võlakirjade väljastamise kulu arvestas turundust ja nõustamisi ja nii edasi, et oli üpris tagasihoidlik, mis annab meile võimaluse siis seda säästetud raha paremate arenduste ja kasumlikkuse parandamise poole suunata. Et sellisel viisil raha kaasata on üpris mõistlik viis, kui me suudame need väljastamise kulud madalad hoida. Ja mitme projekti varasemad laenud lõppesid, kuigi nende projektides ka laenujäägid ei olnud väga suured, sest need olid ehitusega seotud lepingud ja kui viimaste korterite müükidega, siis maksti ka need laenud tagasi. Ja ühe finantseerimise tegemise olemuse projekti jaoks, kus siis pangalaen tuli ja mõned ehitusfinantseerimise lepingud ka, aga neid siin eraldi hakkaks välja tooma, et see on selline nii tavapärane ehitustegevus. Ja korra juba mainisin, et lisandus siis uus projekt, mis on siis, kus me omandasime siis 50% arendusest koostöös oma grupiga ja on plaanitud, et Cliven juhib müüki, projekteerimist ja arendustegevust üldiselt ja oma grupi poolt on siis nende tütarettevõtte oma ehitaja, kes viib läbi ehitust. Turust natukene, et siin hästi jooksvalt öelda, et kõik punktiirjooned tähistavad siis tehinguid või pakkumiste arvu ja kõik pidevad jooned tähistavad hindu. Kui rääkida hindadest, siis kõige üleval on nendest rohelise joonega siis uusarenduste pakkumishinnad. Siis on meil kv.ee portaalis korterite ruutmeetri hinnad ja siis viimaseks on siis keskmine tehinguhind Tallinnas Maa-ameti andmetel. Ja nagu näha, siis uusarenduste hinnad tunduvad, et on teinud väikse hüppe. Tegelikult, kui võib-olla selle statistikasse sisse vaadata, siis see on mõne väga kalli projekti lisandumine pakkumisse. Näiteks siis kõrghoone Edu, mille ruutmeetri hind siis püsib üle 7000 ja see siis sellist turustatistikat mõjutab päris palju. Kui vaadata erinevatesse projektidesse sisse, siis tegelikult võib öelda, et sama arenduse ruutmeetri hind on ikkagi püsinud sama, et sellist sama korteri hinnamuutust pole toimunud. KV.ee andmete kohta hästi ei oska öelda, et see pakkumine on olnud seal hüplik, on lisandunud vahepeal palju, siis seda pakkumist vähenes, võib arvata, et võib-olla siis see soodsam osteti ära ja nüüd on jälle natuke lisandumas. Aga võib-olla selline kõige vahetum näitaja või kõige täpsem näitaja on siis Maa-ameti andmetel Tallinna ruutmeetri hind ja seal võib öelda, et viimased 2,5 aastat, varsti juba 3 aastat on püsinud see seal 3000 kandis ja võib öelda, et paigal.
Ja pakkumiste ja tehingute arvu natuke juba kommenteerisin, et seal suuri muutusi ei ole. Tehingute arv Tallinnas on püsinud selles tavapärases vahemikus, mis ta oli juba enne koroonakriisi. Vahepeal see keskmine natukene kõrgemal, ta on allapool tulnud. Küll aga võin öelda, et uusarenduste osakaal on seal vähenenud võrreldes sellega, mis aastal 2022 oli ja 2021, et seda on vähem. Aga suures pildis on üpris stabiilne turg, kuigi pakkumist on ka palju, nii et see hoiab siis hinnad paigal. Kui veel korra vaadata täpsemalt uusarenduste turule, siis pakkumine on suurenenud. Ta on siin selle 2005 kandis on ta ka enne olnud, enne koroonakriisi, nii et need numbrid iseenesest Tallinna turu jaoks midagi nagu liiga müstilist ei ole. Võib-olla see valmis korterite jääk üle 1000, et seda ei ole siis võib-olla väga pikka aega olnud ja nüüd ta on seal stabiliseerunud ja pigem natukene hakanud alla tulema. Aga uusi projekte lisandub, paljud nendest võib-olla pole veel ehitusse läinud. Nii et ma ütleks, et natukene suuremat kuist müüki on vaja, et see jääk hakkaks vähenema võrreldes sellega, mis ta praegu on. Ja kui vaadata üldiselt, et mis meie nõudlust mõjutavad ja meie tuleviku väljavaates kõige rohkem mõjutab, siis on see klientide poolne nõudlus muidugi ja võib-olla selle kõige suurem mõjutaja on madal tarbijakindlustunne, sest kui vaadata, mis on toimunud Euriboriga, tänaseks juba seal 2,15 6 kuu Euribor, siis peamine põhjus on ikkagi madal tarbijakindlustunne, mis hoiab need ostuotsuseid tagasi. Sissetulekud on vahepeal päris palju kasvanud, hinnad on püsinud paigal, nii et see kättesaadavus ehk siis kui suur see kuupalk ja kuumakse, kui neid kahte asja omavahel võrrelda, siis praeguste trendide jätkumisel võiks jõuda sellisele koroonakriisi eelsele tasemele umbes aasta lõpuks. Nii et see ei tohiks iseenesest probleem olla rahaline pool, vaid pigem on see madal tarbijakindlustunne, mis neid otsuseid jätkuvalt edasi lükkab ja võib-olla mille pärast neid ka vähe tehakse. Ja muidugi kõige suurem selline muutuja, mida me ei tea veel, kuidas ta meid mõjutama hakkab, on kõik see, mis toimub Ameerikas, USAs ja tollitariifid ja nende mõju siis maailma majandusele ja läbi maailma majanduse siis ka Eestile. Et see on neid erinevaid stsenaariume võib igasuguseid kirjutada ja eks me sisemiselt lihtsalt katsume olla võimalikult valmis erinevateks olukordadeks, ehk siis läbi selle proovida võimalikult palju arendusi ette müüa, kui ta ehitusse läheb ja läbi selle siis kindlustada ka müügitulu võimalikult suures osas. Et see on see, kuidas me katsume siis neid kriiside osas olla võimalikult vähe mõjutatud neist. Kui vaadata meie arendusportfelli, siis siia tabelisse, see on nüüd siis kvartali lõpu seisuga, siia veel ei ole lisandunud meie äsja omandatud projekt, mis meil on siis kaasomanduses, aga suur pilt võrreldes eelmiste kordadega muutunud ei ole. Mõned lõpetatud, kus ehitused on lõpetatud, seal on mõned üksikud korterid veel alles ja enamus siis müüke toimub ikkagi nende pealt täna, mis siis lähevad alles ehitusse või ehitus käib. Ja see aasta meil siis lõpeb regati esimese etapi ehitus, lõpeb kortermajade etapi ehitus siis iseäras ja ka ühe ridamaelamute etapi ehitus. Ja ma usun, et kõik need etapid on seal, ütleme, kuskil müük on umbes 80% tehtud selleks ajaks, kui nad valmis saavad. Pluss miinus 5. Nii et selle tulemusega võib igati täna rahul olla. Eeldab sellise tänaste trendide ja olukorra jätkumist, et mitte olulist parandamist ega vastupidi. Ja ühtlasi mainin ära, et on tulemas aktsionäride üldkoosolek. Midagi erakorralist seal päevakorras ei ole. Kinnitame majandusaasta aruande, kasumi jaotamise otsustamine, et meie pikaajaline dividendipoliitika on siis 25% tulumaksu eelsest kasumist maksta dividendiks. Me oleme seda jälginud juba mitu aastat ja kavatseme jälgida ka edaspidi, kui just mingid erakorralisi sündmusi oleks, et seda
loogiliselt põhjendatult muuta, aga hetkel ei ole näha ja ka jätkata siis sama audiitoriga, kes meil siiani on olnud, KPMG-ga. Siin on ka väike foto siis Regati arendusest, mis siis esimene etapp, ütleme 3D illustratsioon, mis siis valmib selle aasta pigem 4. kvartali alguses või siis ehk õnnestub heade asjaolude kokkulangemisel ka juba 3. kvartali lõpus alustada korterite üleandmistega. Kasumiaruande juurde, võib-olla annaks Joonasele siin sõna üle. Ja, aitäh. Tulemused, nagu Andero juba kiirelt põgusalt sissejuhatuse tegi, kuna kodusid andsime üle vaid 5 kodu ja 1 äripinna, mida on oluliselt vähem kui eelnevate kvartalite jooksul, siis ka müügitulu jäi oluliselt madalamaks 1,9 miljonit eurot. Ja samuti ka kasumlikkus nende projektides lõppevate kodude osas sarnane eelmise kvartaliga, et pigem madalam. Turustuse üldhalduskulud peegeldavad paljuski töös olevate ja töösse minevate projektide ettevalmistust ja turundust. Seal nende kulude sees on ka edukustasude sündmused projektides ning mõnevõrra on suurenenud ka Saksamaal Saksa projektiga seotud üldised kulud. Ja jah, et eelkõige just kuna müügimaht jäi sellel kvartalil ootuspäraselt madalaks, siis ka joonealune tulemus on see kvartal ka negatiivne, et puhaskahjum 705 000 eurot. Finantsseisundi võtmenäitajatest varade maht tõusis perioodi lõpuks ligi 89 miljoni eurole. Muutus on võrreldes eelmise kvartaliga 10,5 miljonit eurot, et sellesse on tugevalt panustanud nii jätkuvad ehitustööd ja varude maht Regati ja Iseära projektides, aga tegelikult ka kvartali lõpus võlakirjadega kaasatud raha. Et laenukohustuste maht samuti suurenenud sarnases mahus. Omakapital tulenevad siis kvartali jooksul saadud kahjumist on mõnevõrra madalam, 17,6 miljonit eurot. Omakapitali määr, kust me oleme kui me võtame ehituslaenud sellest arvestusest välja, et siis on 25,5% ja nüüd viimase 12 kuu tulemused netovaatest ongi sisuliselt praegu nulli peal. Seega siis ka 12 kuu puhaskasumi, omakapitali puhasrentaablus on 0. Ja alt ka visuaalselt slaidit vaadata, et siis samamoodi paistab välja eelkõige just ehituses olevate projektide varude kasv ja laenukohustuste poole pealt ka eelkõige just ehitusega seotud pangalaenud ja täiendavalt lisandunud võlakirjad. Ja kui nüüd võib-olla siis tõesti ette vaadata, see on nüüd võib-olla siis nagu laias laastus kokkuvõte sellest, mida Andero ka varem rääkis, et keskkonnas on väljakutseid ja Euribori langus, reaalpalkade tõus on eelkõige need positiivsed faktorid, mis nõudluste turu olukorda väljavaadet parandavad, aga ebakindlus tarbijatel ilmselt veel mõnevõrra püsib. Jätkame siis praegu Luuslangi projekti erinevates projektides eelmüükidega, sealhulgas siis ka lisandunud uue projektiga. Ja kui projektides eelmüügid jõuavad piisavale tasemele, siis tegelikult soovime alustada ka nende projektide ehitustega. Ei ole muutunud asjaolu, et aasta jooksul on meil võimalik
teoreetiliselt maksimaalselt üle anda 194 elu- ja äripinda. Selle mahu maksimaalne hinnanguline müügitulu suurus on 75 miljonit eurot. Ilmselt see päris sellises mahus ei realiseeru. Jätkuvalt näeme, et meie prognoos on 55 miljonit eurot müügitulu, millest siis tegelikult veel aasta jooksul valmivates projektides on lepingud 41 miljoni euro müügitulu mahus. Ja samamoodi nagu tegelikult ka varem sai öeldud, et enamus tulemusi tuleb meil siis järgnevatel kvartalitel. Teises kvartalis on valmimas ise ära projektis kortermajad ja aasta teises pooles samas projektis valmimas nii ridamajad ja regati ehituse valmimine siis 3. kvartali lõpus, 4. kvartali alguses. Ja tegelikult, kui me oleme läbi selle presentatsiooni võib-olla adresseerinud esimesel kokkuvõtval slaidil toodud 20%-lise omakapitali tootluseni jõudmist, dividendipoliitika täitmist, siis tegelikult on kolmas punkt on seal ka siis omakapitali suhtarv või tase võrreldes varade mahuga. Ja tegelikult tahtsin anda ülevaate dünaamikast ja võib-olla ka siis sellest väljavaatest, et reeglina ehituse laenud on oma olemuselt siis võib-olla natukene volatiilsema loomuga, et ehituslaenude saldo kasvab kõrgeks vahetult enne ehituste valmimist ja ehituse valmimise järgselt siis ja kodude üleandmisega koos kiiresti langeb. Et seda on näha näiteks nii 2003. aasta 3. ja 4. kvartali dünaamikast. Ja tegelikult nüüd ka on näha, et 2024. aasta lõpus nüüd lõppenud kvartalil ja tegelikult näeme ette, et ka järgmisel kvartalil on siis ehituslaenude saldo kasvamas ja koos siis ehituste valmimiste ja kodude üleandmisega on see järgnevatel kvartalitel langemas. Et see prognoos on meie parim teadmine täna, see sõltub ehituste graafikust valmisest, eelmüükidest, uute ehituste algustest ja võib veel muutuda, aga see dünaamika ja loogika selliselt välja näeb. Ehk et tänase parima teadmise järgi laenukohustuste saldo hinnanguline suurusjärk aasta lõpuks võiks olla natukene 40 miljoni euro peal, ehk siis sarnane tase, mis ta oli siin võib-olla paar aastat tagasi ja ehituslaenude saldo pigem suurusjärgus 10 miljonit eurot. See oli siis meie poolt lühike ülevaade. Liiguksime edasi küsimuste juurde. Kõigepealt küsin ära need paar küsimust, sisuliselt üks küsimus kahes osas, mis on tulnud ette. Et kui 40 miljonist tehtud võlaõiguslepingutest, kui palju on regati osakaal ja millal valmib regati ehitus ja laekub käive? Et regati ehitus, nagu rääkisime, on siis valmimas 3. kvartali lõpus, 4. kvartali alguses ja 40 miljonist see osakaal on tugevalt üle poole, suurem enamus. Nii. Ja küsin nüüd Andera käest webinari ajal laekunud küsimused. Olete sõlminud 104 võlaõiguslepingut käesolevaks aastaks. Kui suure osa see katab kõikidest võimalikest võlaõiguslepingutest, mis potentsiaalselt oleks võimalik käimasolevate arenduste või kohe ehitusjärku jõudvate objektide puhul sõlmida? Ma olen küsinud see, et kui palju neid siis käesoleval aastal saab asja õiguseks ehk siis müügikäibeks. Teoorias kõik, mis tänaseks sõlmitud on,
et neid uute projektide puhul, kus me müüki alustasime, seal me pole veel võlaõiguslikku lepinguid sõlminud, seal on üksnes makstud broneeringud. Teoorias võiks kõik 104, praktikas meil nüüd Regatis on 4 erinevat maja valmib. Ma kardan küll, et me võib-olla ühte nendest majadest ikkagi hakkame andma üle järgmine aasta. Natuke sõltub, kui hästi ehitus läheb, eks. Et siis võib-olla 20-25 nendest, ütleme, jah, ma 80% võiksime kindlasti neist ära teha, mis tänaseks juba sõlmitud on. Ja kindlasti mõned tulevad veel juurde ka nendesse projektidesse, mis valmivad see aasta. Kas Liveni ajaloos on tulnud ette juhtumeid, kes kliendid võlaõiguslepingust taganevad? Millised klauslid, trahvid selle vältimiseks on lisatud? Ma hakkan tagantpoolt, et võlaõigusliku lepingust taganeda on võimalik siis, kui arendaja paneb mingisuguse rikkumise toime. Et hetkel minu teada selliseid riske ei ole. Tavaliselt need seaduses enne kõike tähtaegadega, et ei saa tähtajaks valmis. Selliseid riske hetkel ei paista, et need asjad, mis meil siin töös on, saavad valmis. 10% on üldjuhul see leppetrahv, mida siis peab maksma ostja, kui ta ei tule sõlmima tehingut. Ja ma arvan, et meil kogu Liveni ajaloos on võib-olla paar juhtumit olnud, kus on pidanud siis, ja see klient üldiselt ei maksa midagi lisaks, vaid see on juba sissemaks, mida ta on teinud, kui ta võlaõigusliku lepingu sõlmis. Siis küsimus on lihtsalt seda, et kui ta näiteks maksis 15% sisse, siis me võib-olla peame 5% talle tagasi maksma, aga saame siis leppetrahvi küsida sealt 10. Ja paar korda on seda ette tulnud. Tavaliselt praktikas, mis on rohkem tuleb ette, on see, et mõni klient võib-olla kaotab töö, tal ei ole võimalik kohe tulla seda lepingut sõlmima. Tal on vaja siis korraldada seda finantseerimist, kuidagi ümber pangaga kokku leppida, mingisugune lisatagatisi otsida. Et sellistel juhtudel me üldjuhul oleme, kui see on nagu päris mure, inimene ikkagi päriselt tahab seda kodu osta ja siis me ikkagi oleme proovinud leida lahendusi nii, et me ei peaks seda leppetrahvi rakendama, vaid natuke läheb kauem aega ja lõpuks leiame lahenduse. Nii et või isegi oleme aidanud siis inimesel seda võlaõiguslikku lepingut edasi müüa näiteks, et ta saaks ikkagi oma sisse makstud raha tagasi. Nii et üldjuhul see on alati õnnestunud. Paaril juhul on jäänud see kuidagi kommunikatsioon kehvapoolseks ja siis lõpuks on tulnud seda leppetrahvi rakendada. Järgmine küsimus. Võlaõiguslepingutega sõlmitud kodude indikatiivne müügitulu on umbes 41 miljonit eurot. Kas praeguse kulustruktuuriga on sellise mahu pealt 20% omakapitali tootluse potentsiaal juba saavutatav? Jah, on küll. Ja nüüd on praegu viimane küsimus, mis on laekunud. Võib-olla täpsustaksite üle käimasolevate projektide puhul ehituslepingud. See tähendab, kas ehitushinnad on fikseeritud või olete avatud erinevate sisendite hinnariskile? Meil on mõlemaid lepinguid. On neid, mis on avatud, kuigi ka nendes lepingutes on teatud piirhinnad ja sihthinnad ja piirhinda ületamisel siis võtab ehitaja suurema vastutuse või võtab vähemalt pool sellest kulust nendes lepingutes, mis täna on. Aga ja on fikseeritud hinnaga. Ma arvan, et iseäras on vist minutud kõik on fikseeritud hinnaga. Regati on siis oleme avatud osaliselt hinna muutuse riskile. Ja siis, aga seal on nagu tänaseks ikkagi suur enamus kuludest juba fikseeritud läbi haldavõtu lepingute. Nii et see, mida ehitus edasi läheb, seda väiksemaks risk muutub. Ja me selles mõttes ka edaspidi ilmselt oleme nagu paindlikud selles osas, et millist lepingu formaati valida. Et meil sisemiselt on palju neid inimesi, kes ehitusjuhtina töötavad ja ehitustellijatena töötavad, kes on valdavas osas kõik ise peatöövõtjad olnud.
nii et nad on üpris hästi suudavad seda lepingu formaati ka juhtida tänu sellele, et nendel endal on see kogemus olemas. Ja lihtsalt vahest on mõistlikum seda riski ehitajaga jagada, et vahest on mõistlikum lõppida kokku fikseeritud hinnas. Sõltub selle projekti pikkusest ja võib-olla projekti keerukusest. Ja lõpuks sellest, et mida siis koostööpartnerid, ehituse peatöövõtjad on ka valmis antud ajahetkel pakkuma. Küsimus on laekunud, et mis võiks olla 2025. aasta intressikulude prognoos? Võib-olla ise täpsustaksin, kuna see on nii-öelda tehnilise nüansina, et intressikulud, mis on eelkõige, kuna sisuliselt kõik intressikulud projektides, kus ehitus veel käib või ei ole veel ehitusse jõudnud, kus käib arendus, siis intressikulud kapitaliseeritakse varudes ja kodude müümise järgselt siis need varud kantakse kulusse kauba ja tootmise kulude real. Ehk et tegelikult intressikulude reale sellisel kujul kasumiaruandes need otseselt ei jõua ja välja ei paista. Nüüd sisulise poole pealt laenude saldo, põhimõtteliselt esimese kvartali lõpuga meil siin natukene on siis 57 miljonit eurot. Aasta lõpus vahepeal tõuseb, langeb, eks see keskmine niimoodi vaadata võiks jääda siis hinnanguliselt siis kusagile suurusjärgus 50 miljoni euro kanti ja laenu hinnad on erinevad. Et seal keskelt läbi olla kusagil 8-9% kanti. Lihtsuse mõttes mõtlen 10, eks ole, et siis keskelt läbi 5 miljoni või natukene 5 miljoni alla ta selline rahaline kulu põhimõtteliselt tuleb. Aga kuna ka kõik osade laenude puhul need kulud, intressid ei kuulu tasumisele mitte perioodiliselt, vaid laenu lõpus, siis see tegelikult see rahavooliselt see kulu on ilmselt mõnevõrra väiksem. Ja, et kui vaadata seda brutokasumlikkust, mis oli madal 12% ja väikse käibe pealt, siis see tegelikult see brutokasumis oli juba siis ka nende arenduste kulunud finantskulu sees, et kuna ta läbi varude tuli. Tehnilise täpsustusena veel, et need projektid, kus ehitus on valminud ja eelmisel aastal oli neid olukordi, kus korterid on valmis ehitatud, aga veel ei ole müüdud ning selles projektis on laen peal, siis peale kodude valmimist, tõsi, siis seda osa kuludest, intressikuludest, see ei käi siis läbi varude, et see läheb otse läbi kasumiaruande. Aga suurt pilti see, suurt ärimudelit, see dünaamika ei mõjuta suures mahus. Nii, kas meil tuleb veel mõni küsimus? Tundub, et praegu ei tule. Kui tuleb, siis alati võib saata küsimused kas meie emaili aadressile või ka investor@liven.ee. Kui vahepeal küsimusi ei tule, siis järgmisest kvartali tulemustest anname ülevaate taas 3 kuu pärast seminaril. Suured tänud osalemast ja kohtumiseni siis. Aitäh, päeva jätkub!